Hei, tervist sõbrad! Janno Peensalu minu nimi, see on Karjase kohvi saade. Ja jällegi pean tunnistama, et ma joon täna ise teed. Peame kutsuma selle saate Karjase teeks. Aga ma olen siin tagasi oma söögilaua taga, kus ma alustasin neid saateid lihtsalt telefoniga kõige lihtsamal viisil ja kombel. Ja täna siis selline nii-öelda homecoming või tagasi tulemine alguse juurde. Ma tahan rääkida sellest, kuidas leida oma elus õiged inimesed ja kasutada tähendamissõna külvajast selle kirjelduseks. Markuse evangeeliumis 4. peatükis Jeesus hakkas jälle õpetama mere ääres ja üsna palju rahvast kogunes ta juurde nõnda, et ta pidi minema paati ja istuma merel ja kõik rahvas oli maal mererannas ja ta õpetas neid palju tähendamissõnadega. Ja oma õpetusest ütles neile, kuulge, vaata, külvaja läks välja külvama ja sündis, kui ta külvas, et muist kukkus tee äärde ja linnud tulid ja sõid selle. Ja muist kukkus kaljusele maale, kus tal ei olnud palju mulda ja see tärkas varsti, sest tal ei olnud seal sügavat maad. Aga kui päike tõusis, kõrbes see ja tal ei olnud juurt ja ta kuivas ära ja muist kukkus ohakate sekka. Ja ohakad tõusid ning lämmatasid selle ja ta ei andnud vilja. Ja muist kukkus heale maale ja kui see tärkas ja kasvas, andis see vilja mõni 30, mõni 60, mõni 100 seemet ja ta ütles, kellel kõrvad on kuulda, see kuulgu. Nüüd see külvaja tähendamissõna lugu on muidugi Jeesuse enda poolt tõlgendatud hiljem. Ja ma kasutan selle tähendamissõna nagu esimest poolt, kus Jeesus ei ole seda veel lahti seletanud, et selle najal kirjeldada 4 inimtüüpi meie elus. Nüüd, leida õiged inimesed on meie elu suurim väljakutse. Ja kui me tegeleme inimestega, me tegeleme teatud paratamatusega, et inimesed on erinevast materjalist, pidades materjali all silmas erinevatest printsiipidest, väärtushinnangutest, nendel on erinevad eluhoiakud, uskumused, nendest üles ehitatud. Ja kelle õpetust iganes need inimesed on järginud, otsustanud seda õpetust austada. See kõik peegeldub nende elus. Ja nii, et kõigi ettevõtjate, kõigi juhtide, kõigi pastorite, kõigi riigijuhtide, kõigi projektijuhtide ühiseks väljakutseks on leida elus need õiged inimesed. Iga ehitusfirma teab, et leida häid ehitusmehi on raske. Iga metsakasvatusfirma teab, et leida õigeid, häid, töökaid, ustavaid, võsalõikajaid, istutajaid on väljakutse. Ma arvan, et iga juht on pidanud seda maitsma, et personal on tihti probleemiks ja hea personal on alati ettevõttes lahenduseks. Nii et mitte õigete ideede leidmine, aga õigete inimeste leidmine on see elu suurim väljakutse. Kaadrivoolavus on paljudes ettevõtetes probleemiks, eriti tänapäeval, kus me elame sellises hedonistlikus ja individualistlikus, demokraatlikus ühiskonnas, kus kui meile ei meeldi, läheme lihtsalt minema. Nii et leida ustavad inimesed, leida töökad inimesed, leida püsivad inimesed, koostöövalmis inimesed. On vaja selleks, et midagi märkimisväärselt ellu viia ja ära teha. Ja õiget inimeste üles otsimine on, mis kursil me ilmselt kõik oleme. On see siis näiteks abielu, leida see õige inimene enda kõrvale, sõprussuhted. Inimesi on palju meie elus, mõned on meie elus mingiks ajaks, selleks ajaks või selleks
kuniks meil on neile midagi pakkuda ja kui seda enam ei ole, nad lähevad minema. Sõprussuhted, töösuhted, koguduse töötegijad. Iga pastor teab, kui palju aega see võtab, et lõpuks leida need ustavad inimesed, kellega edasi asju teha. Nüüd, see külvaja tähendamissõna siin räägib õigete inimeste leidmisest. Vähemalt selles tõlgenduses, mida mina täna hommikul püüan siin anda. Ja see on meie kõigi osa. Me peame sellesse pingutust panema. Tõsi, isegi kui Jumal toob õiged inimesed meie elu teerajaga ristab meie elu nende omadega, siis see on ikkagi meie vastutus luua suhted nende inimestega, neid suhteid hooldada. Pea meeles, et suhted on nagu autogi, kui neid mitte hooldada, siis need lähevad iseenesest alati kehvemaks. See on tõde peresuhetega, sõprussuhetega, ärisuhetega ja suhtega Jumalaga. Kui me ei hoolda seda suhet, ei hoia seda elavana, ei hoia seda käimas, siis tavaliselt tendents iseenesest on minna kehvemaks. Ja tavaliselt, kui Jumal siis need suhted meie ellu toob, on meie vastutus need suhted luua ja need alal hoida. Nüüd väljakutsed tavaliselt hakkavad pihta mitte esmasel kohtumisel, tutvumisel, aga siis, kui sa hakkad midagi koos tegema. 2 inimest võivad käia samas koguduses, olla head kambajõmmid, olla head palvekaaslased, aga ühtäkki nad hakkavad koos ettevõtet tegema 50-50 ja tulevad ettevõtte mured, tulevad asjad, millest nad ei olnud läbi rääkinud, nad ei olnud seda ette näinud. Üks eeldab, et teine teeb nii, teine eeldab, et esimene peaks tegema teisiti ja ühtäkki on sul kriis, sul on mured ja on see siis mingi äri või projekt või mingisugune muu teostus, kas või koos missiooni reisile minek ja sa avastad, et sädemed lendavad. Paulus, Barnabas ja Markus läksid missiooni reisile ja neil tekkis seal suur tüli ühel hetkel. Muidugi Markus lahkus ja siis hiljem oli tüli Pauluse ja Barnabase vahel. Aga selleks, et õiged inimesed oma elus üles leida, sest keegi meist ei saa ära teha seda, mida Jumal on kutsunud meid tegema üksinda. Selleks külvaja tähendamissõna õpetab, on meil vaja külvata sõna. Saad hakkama külvama sõna, jagama oma visiooni ja vaatama, kelle süda süttib põlema sellest. Kui see idee, kui need mõtted, need plaanid, need asjad, mida Jumal on sinu südamesse pannud, haakuvad ka kellegi teise südamega. Veel kord, me ei saa üksinda ära teha suuri asju. See võtab rohkem kui üks inimene, et teha ära suuri asju. Selleks sa pead leidma partnerid, need, kes toetavad sind, käivad koos sinuga, aitavad mingeid osasid ära teha, julgustavad sind. Ja ilmselgelt me kõik oleme partnerid kellegi teise elus. Me kõik oleme seotud üksteise eludega, ega jõua kaugele üksinda. Nii et külvaja siin külvab igale poole. Ta ei sihi ainult teatud piirkonda, vaid lihtsalt külvabki igale poole. Nii, et kõik, mis liigub, kuuleb seda. Kõik, kelle on elu õhku, kuuleb tema sõnumit, räägib igaühele, paneb Facebooki ja jagab seda. Laadib üles YouTube'i oma asjad ja nii edasi. Nüüd see külvaja kohtab järgmisi inimtüüpe oma rännakul siin oma tegevuse juures, oma missiooni täitmise juures. Ta kohtab selliseid tüüpe nagu teeäärsed inimesed. See on, kuhu see seeme kukub, teeäärne, kõva pinnas. Ja need on kõva südamega inimesed. Ja võib-olla nad ei ole kõva südamega kõigis asjades, aga nad on kõvaks teinud oma südame teatud valdkondades. Sinu sõnum põrkub lihtsalt tagasi. Ta ei kuula seda. See tuli isegi arutlelusse. Pole šanssi, et sellest inimesest saab sinu partner või sõber või
ärikaaslane või kaastööline, tema maailmapilt on kategooriliselt teistsugune ja see on kristallselt juba paigas. Tema teab, mida ta usub, ta teab, mille peal ta seisab, ta ei ole avatud uutele teadmistele, ta eeldab juba eelneva info või esimese info najal, et see, mida sa kavatsed temaga rääkida, ei ole huvi orbiidis tema jaoks ja ta on juba oma otsuse sinu suhtes eelnevalt ära teinud. Nii et sul puudub šanss jõuda kaugemale. Tema mõtetest ei jõua iial need asjad südamesse, need ei jõua isegi tema mõtetesse, ta viskab need välja, sest ta teab, mida ta usub. Nii et sina muidugi ei tea seda, et tegemist on sellise inimesega, kuni sa jagad oma visiooni. Ja siis sa avastad, on need, kes saavad põnevile sellest ja need, kes muutuvad su vaenlasteks pärast seda, kui sa tõstsid üles selle uue taseme projekti, kuhu sa tahad minna. Nüüd see inimene, teeäärne inimene, kõva südamega inimene võib olla sinu kambajõmm mingis kontekstis. Käite koos jõusaalis, vahetate märkmeid, räägite proteiinist, kreatiinist, milliseid lihasgruppe, millised harjutused mõjutavad. Sellel teemal on teil palju rääkida nende reppide vahelisel ajal, kui üks teeb oma harjutused ära ja teine ja siis on arutelu. Aga ühtäkki, kui sa kutsud teda ühele vaimulikule, kristlikule, evangeelsele koosolekule, läheb ta lukku. Ma ei taha sellest teemast isegi rääkida ja saadab sind minema. Nii et ta on teeäärne maa. Sa ei veena teda ära, sinu seemned ei hakka isegi idanema tema südame pinnases, sest ta pole lihtsalt sinu sõnumiks valmis. Ilmselgelt peab ta veel minema läbi teatud elutormidest ja raputustest, et tema elufilosoofia vastu esitataks väljakutse ja ta hakkaks laiendama oma mõtlemist ja arusaama. Ja selle kohta siin Jeesus kommenteerib, et see on siis see maa, mis on kõva maa, linnud tulevad ja võtavad selle seemne ära, söövad selle ära. No, mis su šansid on? Ajada neid linde näiteks taga, kus te lähete, tead, andke mu seeme tagasi. See on üks võimalus. Ma ei tea, kas sa oled iial püüdnud linde taga ajada ja püüda kätte saada seemet nende käest. Ma arvan, see on tühi töö ja vaimu närimine ja see on, mida külvaja mõistab, nii et mida ta teeb siin edasi, on see, et ta lihtsalt jätkab külvamast. See on tark tegu, jätka sina külvamast. Siis on juttu siin ühest teisest inimtüübist minu hinnangul ja see on kaljune maa, sest osa seemet kukkus kaljusele maale. Need on pinnapealsed inimesed, pealiskaudsed inimesed. Need on need, kes alguses suure hooga tulevad suga kaasa, on põnevil, kui mingisugune uus asi pihta hakkab, aga kuigi nad alguses kõlavad justkui kaastöölised sinu jaoks, terveks sinu eluks, nad üksnes leiavad seda ja sina avastad, et kui rasked ajad tulevad või asjaolud muutuvad, on nad varsti läinud. Pastorina ma olen tähele pannud, et inimesed, kes tulevad mu kogudusse ja esimesel korral juba ütlevad, et Janno, see on Pärnu parim kogudus. Ja mulle meeldib siin ja ma tahan hakata siin käima ja ma tahan hakata sellega kaasa aitama ja siin tegema seda teist. Tead, ma näen teda võib-olla 2 korda veel ja siis on ta ammu läinud. Ja see printsiip, mida Jeesus õpetas, et mees, kes räägib kõige rohkem, tavaliselt teeb kõige vähem. Nii et ära kuula, mida inimesed räägivad. Vaata, mida nad teevad ja sa saad teada, mida nad tegelikult usuvad. Kõva maa. Need on inimesed, kes on sinuga teatud aja. Siis, kui päike tõusis, kuivatas selle seemne ära. Nad on tavaliselt sinuga kergetel aegadel, sinu kergetel aegadel. Kui sul tulevad rasked ajad, nad kõnnivad minema, sest nüüd nad ei saa enam ammutada sinust neid asju või sinu kaudu ligi pääseda nendele asjadele, mis neid tegelikult huvitas.
nii et nad ei ole seal võib-olla sinu pärast, aga selle pärast, mille ees sa seisad. Võib-olla teid ühendab see, et te mõlemad sellel ajal olete töötamas selle projekti poolt või mingi asja vastu, aga niipea kui need situatsioonid muutuvad, neil pole enam põhjust olla sinu elus, kui läheb kuumaks, on nad läinud. Olukord läheb kuumaks, päike tõuseb ja palavaga kuivatas selle olukorra ära. Ja need on üldjuhul inimesed, kes ei kasvata juurt alla ega pühenda ennast kunagi päris täielikult. Just nii nagu üks kauaaegne minu koguduse liige kunagi tuli mu juurde ja ütles mulle ikka aeg-ajalt, et Janno, ma olen siin koguduses nii kaua, kuni Jumal ütleb mulle kuskile mujale minna. Kõlab vaimulikult, kõlab auliselt. Aga ma mõtlesin selle lause peale, et kui sa läheksid sama printsiibiga õhtul oma naise juurde ja ütleksid, kallis, ma olen sinuga abielus nii kaua, kuni Jumal ütleb mulle kellegi teisega minna. See on väga kindluse tunnet sisestav sellesse suhtesse ja abielusse, kas pole nii? Ma toon palga koju nii kaua, kuni Jumal ütleb mulle viia palk naabrinaise juurde. Mõningad asjad sa pühendud ja pühendud täielikult, kuigi alati seal on võimalus, et Jumal võib sinu kurssi muuta, aga siis ta teeb seda viisil, et see kõik osapooled nõustuvad ja näevad, et see on õige lahendus. Mitte ainult, et inimene läheb ära kuskilt, aga teda läkitatakse välja. On inimesed, kes läksid ära kogudusest ja teised, keda läkitati välja. Need, kes läkitati, läksid meelevallaga ja tavaliselt nende elu läks edasi, õitsele, ülespoole, kasvas, arenes. Ja need, kes läksid ära, tihti leiavad ennast jälle kuskilt ära minevat. Nad ei kasvata juurt alla. Ja Piibel ütleb meile, et need, kes Jehova kotta on istutatud, need on lokkavad, õitsevad. Nende käsi käib hästi. Usu mind, alati tundub, et kuskil mujal on parem. Teispool aeda rohi tundub rohelisem, aga usu mind, kui sina hakkad kastma seda rohtu, mis on sinu aia pool, hakkad külvama, hakkad hoolitsema selle eest, hakkad panustama selle rohu roheliseks minemisele, see rohi läheb samuti roheliseks. Sul tuleb lihtsalt teha selline kvaliteedi otsus, et sa oled ustav ja sa püsid selles, mida Jumal on sulle andnud. Nüüd Jumal algatab tihti inimese tulemise või sattumise õigesse kohta. Piibel ütleb, et inimene kavandab oma teed, Jumal juhib tema sammu, Jehova juhib tema sammu. Isegi täpselt öeldakse, seal inimese süda kavandab tema teed. Aga äraminemist algatavad tihti inimesed ise. Jumal algatab sinu sattumise õigesse kohta, aga inimesed algatavad äraminemise. Sellepärast ütleb ka Piibel, et mida Jumal on kokku pannud, seda inimene ärgu lahutagu. Ometi inimesed lähevad lahku. Inimesed liiguvad minema üksteise juurest. Kuidas see siis võimalik on, et Jumal, kas ei pannudki neid kokku? Ei, Jumal pani neid kokku, aga see on tõestus sellest, et inimesel on võime lõhkuda ära Jumala kokku pandud asju. Ma usun, Barnabas ja Paulus olid kokku pandud, kui nende iseloomu erinevused ja nende võib-olla sel hetkel isekas agenda ei oleks esile tõusnud, oleksid nad võinud edasi koos teenida ja olid ju Jumala poolt kokku nõnda pandud. Nii et mida Jumal on kokku pannud, seda inimene peab ka koos hoidma. Kokkuhoidmine võtab tööd. Ameerikas on selline ütlus, et a family that prays together stays together. Perekond, kes palvetab koos, püsib koos, sest palve toodab intiimsust. Nii et kui sa kuskil oled, siis ole seal kohal. Lükka omale juured alla, fokusseeri mitte sellele, mis seal paigas on valesti, sest igal pool on alati midagi valesti. Igas inimeses on mingi asi ebatäiuslik
igas suhtes on mingi asi puudu. Fokusseeri end sellele, mida sina saad ära teha, et parendada seda olukorda seal. See on parim, mis sa saaksid teha. Nii et pea meeles, et midagi märkimisväärset ära teha, pead sa alati minema sügavuti. Kolmas inimgrupp, millest siin räägitakse, ohakate sekka külvatud. Ma olen pannud selle inimgrupile nimeks selgrootud. Nad on õige seeme, aga vales keskkonnas. Õige seeme, maa on õige, aga need teised, kes kasvavad seal piirkonnas, ei ole õiged. Ühesõnaga, seeme on hea, maa on hea, kaaslased ei ole head. Jumala sõna kasvab seal maal, aga samuti kasvavad kõik valed asjad seal maal. Inimene võtab vastu võrdselt kõiki asju, muudkui ahmib igat nii-öelda uut tõde enda jaoks. Ohakatest rääkides mul maakohas on ohakad ja need ilmuvad kuskil jaanipäevaks. Nii et kui kõik muu rohi kasvab juba ammu varem, siis need ohakad viskavad ennast niimoodi kiirelt üles kuskil jaanipäevaks. Nüüd piibel nimetab nendeks ohakateks selle maailma mured, rikkuse petlikkus ja muude asjade himud, mis saavad võimust, aga saavad võimust teatud põhjusel ja see on sellepärast, et nendel inimestel pole selgroogu või ülemaid printsiipe ja väärtushinnanguid. Need puuduvad, mis hoiaksid neid kursil, isegi kui välismõjud ei toeta nende sisemisi veendumusi. Ehk et need printsiibid, mida nad on oma ellu ehitanud, hoiaksid neid joonel, samal ajal kui tormituuled püüavad neid kursist kõrvale kallutada. Sa saad oma elu ehitada printsiipidele ja mitte eelistustele. Eelistused muutuvad iga tuulega. Printsiibid on ehitatud meie iseloomu. Need saavad meie elu põhimõteteks. Inimesed on valmis surema põhimõtete pärast, selleks, et tappa ühte põhimõtet või veendumust, pead sa tapma selle põhimõtte kandja. Selleks, et tappa või hävitada ühte eelistust, pead sa inimesele andma üksnes uue eelistuse. Ja nüüd ta eelistab midagi muud. Nii et kui sa ei tea, mida sa usud ja mis tõdede peal sa seisad, siis sa langed iga vale peale. Nüüd pea meeles, mida sa iganes oled kutsutud selles elus ära tegema. See ei tule sulle kergelt. Ma ei ole näinud ühtegi tugevat inimest, kellel oleks kerge minevik. Oma asja läbi lükkamine on see, et sa püüad ühe idee lükata läbi idee teostuseks, et unistusest sai mingi reaalne asi või see, et sa lükkad lihtsalt labidat maapinnasesse ja püüad seda kaevata. See kõik nõuab tõsist pingutust. Ja kui sulle seistakse vastu, su elule on vastuseis, siis see on märk sellest, et sinus on midagi väärt, et vastu seista kurjuse maailmal. Nüüd see toob mind 4. grupi juurde ja see on see inimeste grupp, keda me kohata tahame, kellega koos me võime ehitada suuri asju üles ja see on hea maa. Ja ma kutsun seda gruppi inimesi ustavateks inimesteks. Hea maa, ustavad inimesed. Mispärast? Sest need on need inimesed, kes jäävad sinuga kogu tsükli ajaks. Seeme saab külvatud, seeme tärkab, seemnest saab taim, see kasvab ja lõpuks kasvab sinnamaani, et ta kannab vilja ja kogu see tsükkel on lõpuni ära toimunud. Teiste maade puhul, esimese puhul, see seeme ei läinud isegi idanema. Teise puhul tärkas, aga ei kasvanud eriti. 3. puhul isegi hakkas kasvama,
aga ohakad lämmatsid. Ükski nendest teistest ei jõudnud lõppsihtmärgini, ei jõudnud vilja kandmiseni. Aga siin see hea maa on need inimesed, kes on ustavad sinuga igas ajas. Need inimesed on ustavad ja püsivad sinuga kogu selle tsükli. Nad on sinuga sinu rasketel aegadel. Nii nagu piibel ütleb, et häda ajal tuleb ilmsiks, kes on vend. Osad pööravad sulle selja, osad hülgavad sind, tulevad sinu vastu, seisavad su vastu, teised jäävad ustavaks, usuvad sinusse ja on koos sinuga valmis läbi kõndima surmavarjuorust, kui vaja. Paulusel oli selliseks meheks Tiitus. Ta oli ühes kohas, seal oli suurepärane teenimisvõimalus avanenud ja piibel ütleb, et ta ei jäänud sinna teenima, sellepärast et ta ei kohtanud oma venda Tiitust. Ja siis ta ütles hiljem seal, et Jumal, kes masendatuid kinnitab. Paulusel oli mast maas, aga ta kinnitas teda Tiituse tulemisega. Timoteus oli samuti tal üks selline hea mees ja julgustus tema elus. Samamoodi oli ta elus inimesi, kes lahkusid tema elust. Deemas hakkas armastama maailma ja jättis teda maha. Üks läks sinna, teine läks sinna. Ta on vanglas ja kirjutab, kuidas kõik teda maha jätsid. Paulus, Uue Testamendi suur kirjutaja ja kiriku rajaja väga suures mõttes Väike-Aasiaski. Ja nüüd ta on maha jäetud. Isegi Jeesuse järgi läksid suur hulk jüngreid minema ühel hetkel, öeldes, see kõne on kõva ja kes võib seda taluda. Nii et need jüngrid kuulasid ära Jeesuse 10 podcasti ja siis 11. podcasti juures nad ütlesid, see sõnum mulle ei meeldi. Ja need esimesed 10 on järelikult ka jama ja unsubscribe isid kanalist ja viskasid beebi välja koos ülejäänud beebipesu veega. Nõnda siis, sõbrad, meie elus on suur missioon ja ülesanne leida need õiged inimesed ülesse. Mida iganes oled kutsutud ära tegema, sa ei saa seda teha ära ilma nende õigete inimesteta. Kuidas neid leida? Külvaja tähendamissõna ütleb seda meile. Külva sõna. Külva visiooni. Külva ususõnu. Külva armastuse sõnu. Külva andestust, külva tarkust. Külva seda, mida sa tahad oma tulevikus näha. See viljasaak, mida sa oma tulevikus soovid näha, külva selle seemneid täna. Kui sa tahad aida täis nisu, külva nisu seemneid. Tahad vaka täis kartuleid, pane kartuleid maha. Tahad päästetud linna, külva evangeeliumit täna. Tahad näha rahvuslikku ärkamist, külva palveid otsides Jumala palet. Tahad suurt äriplaani teostada, külva oma ideid. Tahad rehabilitatsiooniküla ehitada, rehabilitatsiooniks külva seda visiooni. Kui kellegi silmad löövad särama sinu sõna peale, siis sa tead, et sa oled leidnud potentsiaalselt õige inimese, kellega koos neid asju teha. Nüüd piibel räägib siin heast maast, et mõni andis 30, mõni 60, mõni 100-kordselt seda vilja esile. Ja see on see, sõbrad, mis on paljunemisvägi. Õigete inimestega koos tegemine annab paljunemise väe. Mis tähendab seda, et üksinda sa võid muuta midagi. Sa võid muuta näiteks oma elu, aga kahekesti sa võid muuta maailma. Google vennad kahekesti on muutnud maailma. Apple tooted, 2 Steve'i, kes alustasid selle ettevõtmisega, või Paulus ja Barnabas, kes hakkasid rajama kogudust või kogudusi, ja Jeesus ja tema jüngrid. Sina ja Jumal koos või võimatumaid asju korda saata, kas pole nii. Kui sa leiad õiged inimesed, siis sellega saab muuta maailma. Nii et, sõbrad, Jumal andku sulle ja mulle leida need õiged inimesed.
Nii et sõbrad, ma tänan teid, kes te olete seda kanalit vaatamas regulaarselt ja ustavalt, kes te olete laikinud seda, jaganud seda oma sõpradega ja ka eriti tänan neid, kes seda kanalit on toetanud. Ma ei ole seda teinud üksinda, vaid koos teie abiga, sest suuri asju saab teha vaid koos kellegiga. Aitäh teile! Ma usun, et sa leiad ka oma õige inimese